küsin, et kas see ettekanne on kättesaadav teile, nähtav? On nähtav. Panen ta siis sellesse. Nii, et kui Heidi tegi hea alguse sellest, et räägime õpetaja palgast, siis enne palka kindlasti tuleb rääkida töökorraldusest, et selle tõttu see käsiraamatu materjal, mis sai ka loodud heade koolijuhtide, õpetajate, mentorite, haridusvaldkonna eksperti, sealhulgas ka juristide abiga, siis see tegelikult võtab vaatesse ikkagi nii töö kui ka siis palgakorralduse. Ja mul on ääretult hea meel, et Heidi, kes on ju ettevõtliku kooli vedaja praegu, siis tegelikult ka Heidi mentorina sinna tõsiselt panustas. Nii et mõnes mõttes ettevõtlik kool ongi oma panuse sinna andnud. Aga võib-olla siis, kuna tund on üldse selle mõtestamiseks, on ülisuur teema selleks, et seda nii lühikese ajaga rääkida, võib-olla soovitaks siis pigem niisuguseid põhjalikumaid materjale vaadata Linnade Valdade Liidu kodulehelt, seal on ka minutiloengud, seal on ka tõepoolest selle põhjalikuma töö- ja palgakorralduse seminari erinevad ettekanded 2 osas, nii et need on kõik teile avalikult kättesaadavad. Ja teeme siis täna Hillega koos Linnade Valdade Liidu hea haridusnõunikuga selle ettekande. Aga võib-olla siis sellest, miks me sellest teemast üldse räägime ja võib-olla selle märgusõnad on ikkagi muutused meie ümber. Maailm muutub ja kool ei tohiks olla muutuste juhtimises vagun, vaid ikka vedur. Ja tõepoolest õppimise ja õpetamise roll on ju muutunud, et õpetaja kui tunniandja osas täna on õpetajal oluliselt rohkem ülesandeid ja kui pärast tuleb ka seaduse poole pealt selle teksti mõtestamine, siis me kõik saame aru, et see töö ei ole enam pelgalt tunni andmine ja isegi kui seaduses on teatud tunni arvestuslikud alused sisse kirjutatud, siis tegelik elu toimib meil ammu juba hoopis teisel kujul väga paljudes koolides, sealhulgas ka teil ettevõtlikes koolides, kus on üldõppe nädalavaates, projektiõpe, kus ei ole enam 45 minutit, vaid on 70 või 90 minutit ja lõppkokkuvõttes on ka veel integreeritud tegevusi, kus ühe või teise teema mõtestamisel on õpilaste elu korraldatud hoopis mitme õpetajaga. Nii et see on see tulevik, kuhu on paljud ettevõtlikud koolid juba liikunud ja kuhu me kindlasti ka soovime haridusvaldkonna arengukava suundadega minna. Nüüd see, et õpetaja töö ja palga arvestus, vaatan siin ka õpetajate lehti erinevaid kuulutusi, siis see, mida ma just ütlesin, et õpetaja on tunniandja, et see peaks olema nagu minevik, siis paraku, kui te vaatate ametikoha põhiselt 0,47, 0,63, me ju teame, mis selle taga on, et selle taga on nõukogude ajast pärit tarifikatsioonitabelid. Jah, võib-olla sellest hoiavad kinni ka raamatupidajad, finantsistid kohaliku omavalitsuse tasandil, sest muud ja mõistlikumat alust nad ei ole välja mõelnud. Aga kindlasti ei ole see alus, mis motiveerib noort õpetajat kooli tulema. Tema eeldus on ikkagi see, et väärtustataks kogu õpetaja tööd ja ilmselt ka kõigil teistel õpetajatel, kes koolis täna töötavad. Muutuv õpikäsitlus, mida ja kuidas, et kuvan siin praegu pildiga sellest, et kui õpetajad ütlevad, et hästi palju õppekavas on tegevusi ja töökorraldus on pingeline, siis eks me peame ka mõtlema, kas me keskendume rohkem üldpädevustele või ainekavades kirjeldatud detailidele, et võtsin lihtsalt näitena teile alles füüsikat õppima hakanud lapse vihikust minu isiklik laps ja miks ta kohe alguses hakkab
füüsikat vihkama, on see pool, et need küsimused, ülesanded, mida antakse, ei ole elulised. Ja samas, kui ma õpetaja käest küsin, et miks see on nii, et me mõtestame oma tööd selliselt, teeme endale tööd juurde ja võib-olla võiks seda siduda rohkem eluliste teemadega, siis õpetajad on meil väga kohusetundlikud inimesed ja vastus, mida konkreetne õpetaja vastas, oli see, et ma ei saa seda teha eluliseks sellepärast, et mul on nii palju tööd, ma pean õppekava ära andma. Ja tal on hirm, ma saan aru tema sellest kohusetundest, aga mis õpilane sellest lõpuks saab, et see on ka töö ja palgakorralduse mõtestamisel see sisu, mida me teeme, kas on tähenduslik õpilase jaoks ääretult oluline. Ja lõpuks ka me kõik oleme ajahädas, et ikkagi see mõte, mida me kogu aeg nagu kordame õpilasele, et sa pead olema ennast juhtiv. Aga kas me iseennast õpetajana ja koolijuhina hästi juhime, sellel teemal kindlasti tuleb meil üha rohkem vaeva näha. Ja raamat, mille ma hiljuti just läbi lugesin ka sellepärast, et mul endal on palju tööd, et siis ikkagi mõtestada seda rohkem ka selles vaates, et võib-olla see töökorraldus ja need lisatunnid ja mida õpetajad räägivad, et nad teevad nii palju lisa, ongi märk kahest asjast, kas töö on halvasti korraldatud ja see on väga paljuski koolijuhi roll, aga õpetaja peaks ise sellest märku andma. Või siis teine pool on see, et õpetaja ei saagi oma tööga hakkama. Ja siin on lihtsalt test, mille ta kodus võite ära teha, et sellel graafikus, et milline inimene te ise oleksite või milline te sooviksite olla, et kahjuks seda täna võib-olla mõtestada ei jõua. Ja kõige suurem pilt, mis võib-olla õpetaja töö ja palgakorraldust mõjutab, on see pool, et kui te vaatate muutuvale koolivõrgule otsa, mis on toimumas, siis kindlasti me võime öelda, et meil on õpetajad, kes töötavad üle koormusega, aga Eesti statistiline keskmine ütleb, et meil on pigem probleem, et õpetajad ei saa täiskoormust ja väga paljuski on see ka koolivõrgu viga, ehk siis õpetajad mõnes mõttes koolivõrguga peaksid liikuma ka sinna, kus on õpilasi rohkem ja töö ja palgakorralduse poole pealt on neil siis ka mõistlikumad tingimused. Aga nüüd tahaks teie tagasisidet, et kas need väited on õiged, võite julgelt ise pakkuda, et kas me nagu räägime teemadest, millest me saame kõik ühtemoodi aru, et kas esimene väide, riik kehtestab igale õpetajale töökorralduse alused ja määratleb tööülesanded, kas see on õige? Kas keegi oskab vastata või hakka nimetama, et õpilane X? On see väide õige või ei ole? Keegi ei julge rääkida. Heidi. Nii, Heidi, kas sa tahad aidata? Jaa, ma hõikasin vahele, et ma ütleks, et ei ole. Et võib-olla sellega nii ja naa, sest et tegelikult riiklik õppekava on vastu võetud kuskilt poolt, see on ju läbi käinud, et riiklikus õppekavas antakse ju väga kindlad suunitlused. See ei ole kooli poolt, kool teeb oma õppekava, aga õpitulemused kui sellised peavad tulenema riiklikust õppekavast. See on, ütleme... See on nii ja naa. Ja õige, et üldised alused riik kindlasti kehtestab, mis puudutavad õpetaja üldist tööaega, see, mis on õpetaja põhiülesanded, need on seaduses kirjas väga üldiselt, pärast saame need ka korra üle korrata, aga kas ta ikkagi igale õpetajale töökorralduse aluseid ja tööülesanded määratleb või on see ikkagi kellegi teise roll? Tähtis on nagu kindel üks ei, et see ei ole nii. Tegelikult ei ole. Tal on vastatud. Ja, tõepoolest ei ole nii selle tõttu, et üldised alused Eesti kool on nii autonoomne ja ma arvan, et see on ka edulugu, aga me ei oska seda autonoomsust võib-olla veel hästi kasutada, me peame õppima, kõik me peame õppima ja ma usun ka,
et selleks Linnade-Valdade Liit ja ka Haridus-Teadusministeerium on koolipidajatel, koolijuhtidel abiks, et seda paremini teha, sest tööülesanded töölepingus määratleb ju koolijuht, töökorralduse alused, millisel kujul, millises vormis, millist metoodikat, need räägitakse läbi koolis, et Eesti koolid on autonoomsed, aga samas autonoomsus eeldab ka väga suurt vastutust. Teine punkt, riik tagab õpetajale palga, annab õpetaja palgaraha koolile. Kas see on õige? No annab ju kohalikule omavalitsusele. Annab koolipidajale, jah, aga kas ta annab kogu palgaraha? Ei anna toetused. Annab ikka kogu palgaraha. See sõltub nüüd koolist, eks ole, ja sõltub ka omavalitsusest, et mõnes ei anna kogu palgaraha riik, mõnes omavalitsuses paneb omavalitsus oma käe ka alla. Õige, raha juurde. Ja Ott siin hakkas juba vaidlema, aga Oti juhitud vald on teistpidi heaks näiteks selleks, et tõepoolest, kui õpetaja amet on väärtustatud ja õpetaja palk soovitakse hoida konkurentsis ja eriti võib-olla ka veel kõrvutades seda suure Tallinnaga, siis kohalik omavalitsus sihtotstarbelise toetusele panustab ise juurde ja nii see õpetaja keskmine palk ongi kõrge. Ja osad omavalitsused panustavad juurde selle tõttu, et nende koolivõrk on korrast ära ja on vaja selle jaoks, et kuidagimoodi natukene miinimumtasemest üle olla. Ja tõepoolest siin kõlas ka juba vastus, et õpetaja palgaraha antakse pidajale, pidaja vastutus on anda koolile kogu eelarve ja sealhulgas kujundada ka õpetaja töö ja palgakorralduse üldised alused. Kas riik arvestab õpetaja palgaraha kontakttundide põhiselt? Siiri raputab juba peab. Ei, tegelikult ütleme nii, et eks arvestamise aluseks, mida Andrus Jõgi kasutab Rahandusministeerium, see on ikka õppekava ja siis tunnijaotusplaanis olev tundide arv, et nad põhimõtteliselt ikkagi seda järgivad, et seal on tegelikult tunnipõhine arvestus on selles valemis olemas, et ärge nüüd ennast petke, et seda seal ei ole. Jah, aga kui nüüd mõelda riigi poolt ja Ott sinu enda poolt veetud ka käsiraamatu aluseid, siis tõepoolest täna antakse raha õpilase põhiselt. Toetus on õpetaja tööjõukulu määr õpilase kohta ja kontakttunni põhisust selle aluseks ei ole. No põhimõtteliselt on sul õigus, aga tegelikult ütleme nii, et kui nüüd raamatupidajad arvestavad seal riigi tasandil seda raha, nad ikkagi peavad lähtuma teatud nendest arvulistest suurustest ja siis nad kasutavad neid numbreid küll, jah. Et mis seal salata, aga... Ja see on probleemiks. Nii, aga läheme siis edasi, kus me tulime, kus me oleme, sest aega on vähe. Tõepoolest 2013 toimusid meil muutused 4 alammäärast tekkis 1. Miks oli see hea? Üks oli see pool, et loomulikult õpetaja töötasu kasv oli muutusena seatud sellest ajast prioriteediks ja teine pool, et 1 alammäär võiks olla see, mis on riigi poolt seatus, aga edasi pidaja ja koolijuht diferentseerivad õpetaja palka juba kohalikul tasandil, arvestades tema ülesandeid. Atesteerimise asemel on meil nüüd kutsestandard, tõepoolest seda väga palgatasemetega koolid oma töö ja palgakorralduste sidustamisel ei ole praegu teinud, aga see võiks olla üks võimalik edasiliikumine ja sellest ka vastav käsiraamat räägib. Ja see, et üldtööaeg on täna ikkagi 35 tundi nädalas, ja tööülesanded määratletakse kõik töölepingus, enam ei ole meil määratletud seaduses mingit maksimum või miinimum tundide mahtu. EHIS-es võib täna vaadata, et meil on isegi õpetajaid, kes töötavad 5 või 10 tunniga ja neil on täis ametikoht ja tõepoolest tema ülesanded on võib-olla ka ainevaldkonna juhtimine õpetajana, teiste õpetajate mentorlus, kes on noored, nii et tund ei ole ainult ainuke ühik, mida
töölepingus kirja pannakse. Piret, ma pean vahepeal, siia tuleb nii küsimusi, ma pean vahepeal ära küsima, muidu läheb see teema üle ja ma ei jõua enam järele. Et siin oli küsimus, et mis siis on arvestuse aluseks? Mis siis võtab riik arvestuse aluseks, kui ta raha jaga või seda haridustoetust arvestab? Kas sa selle veel ütled korra praegu või see tuleb veel kuskil? Õpetaja arvestuse aluseks ongi õpilase põhine tööjõukulumäär. See on praegusel hetkel 1648. Ma võin pärast panna lingid, kus te leiate selle detailsema selgituse selle kohta, kus see tuleb. Ja kui on täiendavaid küsimusi, saab ka seda veel lahti rääkida. Aga lihtsalt see ajaline maht, et seda mõista, kuidas sihtotstarbeline toetus kujuneb, siis selge on see, et selle aluseks on õppekava, aga kui me nüüd mõtleme, et kuna koolil on ikkagi riiklikust õppekavast lähtudes kohustus oma kooliõppekava välja arendada, siis tegelikult ikkagi see rahaline maht sõltub lõpuks ikkagi sellest, mis kohalik omavalitsus ja pidaja kinnitavad, kui nad soovivad seda mõtestada oma eripäradest lähtuvalt, aga ma panen selle kirja ja veel kord õpilasepõhine määr ja ei ole kontakttunni põhisust kuskil seaduses kirjas. Ja täna on meil tõesti raha andmine siis kohalikule omavalitsusele, erakoolide poolt siis erakoolide pidajale ja nii nagu siin on kirjas, et meil on õpilasepõhine rahastusmudel, iga õpilase kohta antakse toetus ja kahanevatel piirkondadel ja kus on õpilasi vähem, nendel on ka õpetaja tööjõukulumäära osas lisakoefitsendid. Võrdluseks võib öelda siis, et kuskil 30 miljonit ehk siis 10% rahast läheb selle jaoks jagamiseks, et regionaalselt oleks ka tagatud see, et samaväärselt on võimalik õpetajal palka saada nii Kambjas, Rõuge vallas kui ka Tallinnas. Aga nüüd ma annan sõna Hillele, et võib-olla see vastutuse skeem, et igaühel meist on oma vastutus ja roll õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamisel ja eriti pidaja vaates saaks seda slaidi Hille kommenteerida ja see on ka selles käsiraamatu materjalis olemas. Ja, aitäh, Piret. Tere päevast kõigile ja mul on hea meel, et tohutu huvi on tekkinud ja mul tekkis mõte, et see haridustoetuse ja kogu selle mudeli kujundamise teema võiks olla täiesti üks järgnevaid e-vahetunde teile. Et segadus selle ümber on ja arusaamist ka. Aga siis seda slaidi kommenteerida siis tõepoolest, et seadusandja on ju meil Riigikogu ja Vabariigi Valitsus toimetab määruste ja sealhulgas õpetaja töö- ja palgakorralduse määruse alammääradega ja teada on ka see, et toimuvad õpetajate töötasu alampalga läbirääkimised, kus on siis Eesti Haridustöötajate Liidu ja ministeeriumi esindajad tavaliselt ministri kohalolekul ja osaleme ka meie Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad küll vaatlejatena ja esindame siis seal kohalike omavalitsusi. Miks me vaatlejad oleme, võib-olla kahe sõnaga ütlen ära. Oleme vaatlejad sellepärast, et nii nagu Piret ütlesin eelnevalt, et omavalitsused on meil autonoomsed ja iga omavalitsus saab ise otsustada oma eelarve ja rahade kasutamise üle, siis ei sekku meie õpetajate palgaläbirääkimistesse ka mitte rohkem, kuni meile ei ole omavalitsused andnud teatavaid volitusi, aga ka see on eraldi teema ilmselt, millest võiks teinekord rääkida. Aga Haridus- ja Teadusministeerium siis valmistab ette vastavad eelnõud, sellega te ilmselt olete kõik kursis ühe kindla kooskõlastajana siis eelnõude puhul, mis puudutavad haridust ja omavalitsuste vaadet, on siis Eesti Linnade ja Valdade Liit ka läbi oma liikmete. Aga põhjalikumalt räägiks sellest koolipidaja vastutusest, et praegu väga aktuaalne, kõik ilmselt olete kursis, kohaliku omavalitsuse valimised on ju nädala lõpus, volikogu valimised siis, kes siis otsustab kõik olulised strateegilised dokumendid, sealhulgas siis arengukavad, eelarvestrateegiad, kõik seda, mis puudutavad koolivõrku ja ka töötajate palgad ja sealhulgas õpetajate palgad. Kuidas need asjad seal kohapeal lahendatakse, on iga omavalitsuse enda otsustada. Linnavalitsus on siis ellurakendaja ja nüüd mul läheb vahepeal hääl ära. Ja vabandust, ma võtan lonksu vett.
ma võib-olla veel täpsustuseks, et kui Hille kutsus üles, et rahastamise teemal eraldi võib rääkida eraldi e-vahetunnis, siis täna, kui te ka käsiraamatut loete, siis arvestusliku alusega ametikoha kohta antakse riigi poolt õpetaja palgatoetust brutokuupalgana 1540. See on alammäär pluss 17,1%, mis on diferentseerimiseks kooli ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Kas see diferentseeritava osaga tegelikult kooli jõuab? See on pidaja vastutus. Ja see sõltub väga paljuski ka sellest, kas kohalikul omavalitsusel on seatud õpetaja palk prioriteediks, kas on koolide finantseerimismudelid kujundatud ja kas see arvestab ka seda, et kui koolipidaja otsustab pidada 3 õpilasega ja 300 õpilasega kooli, siis tegelikult nad mõlemad on võrdväärselt niimoodi rahastatud, et õpetaja palk saab kaetud siis mitte miinimumi, vaid sellega diferentseeritava osas kõrgema määraga ja see on koolipidaja poolt tõepoolest vaja ise otsustada ja mõtestada. Nii et ma panen teile ka valemi pärast selle slaidikava juurde, lisan siia, et siis on see ka selge ja kui tekib küsimusi selles osas, siis saab ka otse minu poole pöörduda. Ja, aitäh, Piret. Võib-olla ma täiendaksin siia juurde veel ühte osa, mis puudutab siis koolijuhti, kellel on väga suur vastutus ka õpetajate töö- ja palgakorralduse lepingute ja kõige selle kokkulepete osas. Et ma kutsun üles õpetajaid ja koolijuhte olema selles osas koostöös, et te saaksite ühtemoodi aru, kuidas see teie töötasu kujuneb või kuidas õpetajate töötasu kujuneb. Õpetajad, tundke huvi. Ärge kirjutage igale suvalisele lepingule alla seda läbi lugemata, seda läbi mõtestamata ja läbi arutamata, sest see on väga oluline. Ja ainult lugedes sealt ära, mitu kontakttundi mul on veel on, nagu Piret siin enne viitas, et tegelikult see ei ole enam arvestuse aluseks päriselt. Et mõelge, toimetage ja kaaluge neid asju. Et ma olen viimasel ajal tähele pannud, see ei ole küll valdav, aga ma väga vabandan, aga õpetajad väga tihti ei tea, kuidas nende töötasu kujuneb ja mis selle konkreetsed osad on. Et selles osas kutsun üles kõiki üksteist toetama ja ka harima. Kuna meil on siin on üks kommentaar, mille ma pean ette lugema. Nii, nüüd läks veel segasemaks. Õpilasepõhine ja samas õpetaja ametikoha põhine. Riik tõepoolest võtab selleks, et saada õpilase põhine määr, võtab aluseks arvestusliku ametikoha. Kus see arvestuslik ametikoht saadakse, on õpetaja palga raha siis koondsumma, mis kujuneb nii. 1315 on täna alammäär, on ju nii. Nii, korrutame selle 17,1-ga, saame 1540. See on brutokuupalk ühe siis õpetaja ametikoha kohta. Siis riik korrutab sinna juurde ka maksud, mis on siis tööandja maksud ja saab kokku kuskil keskelt läbi ümardades natukene vähem kui aastaseks tööjõukuluks. 12 kuud on ju, 12 korrutab 1540-ga ja korrutab ka siis 338-ga, mis on tööandja maksud ja saab kokku keskelt läbi 25 000 eurot. Meie valem näeb ette seda, et see jagatakse suhtarvuga, õpilase-õpetaja suhtarvuga 15. Ja see tuleneb nüüd küll tõesti õppekavast, et kui õpilasi on palju, piisavalt, siis tegelikult selle õpilase-õpetaja suhtarvuga Tallinn, Tartu, Pärnu, suuremad omavalitsused peaksid hakkama saama. Ja kui sa nüüd korrutad selle enam-vähem või jagad selle aastase tööjõukulu, mis on circa 25 000 suhtarvuga 15, siis sa saad selle õpilase põhise õpetaja tööjõukulu määra. Ja suuliselt siis täpsustada seda küsimust. Kas ma saan nüüd õigesti aru, et üks õpetaja ametikoht 35 tundi on 15 õpilase kohta?
vaatamata sellele, mis klassis ta õpib, milline see õppekava seal, õppekava tunnid on, et see 15 õpilast peaks siis võrdub üks õpetaja ametikoht. Ma sain algusest aru ja lõpust aru, aga mul nüüd kaob ära see, et kuidas me sealt õpilasest me jõuame nüüd hopsti õpetajani ja jälle on ilusad numbrid. Aga kuidas see vahepeal, kuidas me seome, kuidas ma kas või omavalitsuse juurde minnes ütlen, aga minul peaks nüüd niisugust ootust olema õpetajad, sest mul on nii palju lapsi ja nii edasi. Aga ma ikkagi praegu, ma ütlen, et ma olen võib-olla nõus, et võib-olla peaks tegema täitsa eraldi, sest et ma matemaatikaõpetajana oskan arvutada. Ja kui mul on olemas algus ja lõpp, ma suudan sinna vahele oma rea teha, aga tõenäoliselt ma ikkagi ei saa aru, see ei ole see rida, mida Rahandusministeeriumis ja ministeeriumis arvutatakse. Et ma veel ikkagi aru ei saa. Veel kord kordan üle, et see, mida riik arvestab pidajale, ei pruugi olla kooli arvestamise alus, sest koolide finantseerimise mudelid, sealhulgas ametikohad, määratleb kooli pidaja. Milline on riigipoolne arvestusalus, ma veel kord ütlen, ma panen selle eraldi slaidile ja siis me sellel teemal, kui on veel küsimusi, näiteks Aivi ka sul, siis me saame eraldi vestelda. Selge, vestleme. Paneme selle eraldi slaidile ja kui tekib küsimusi, saab selle. Aitäh. Mis tahaks selles slaidi juures rõhutada on minu poolt küll see, et seadus näeb täna ette, kui me 2013 seadust muutsime, et koolid kujundavad välja õpetaja töö- ja palgakorralduse põhimõtted ja räägivad nad õpetajatega läbi ja kooskõlastavad koolipidajaga. Ma võin küll eksida, võib-olla te võite anda märku, kuidas teil koolides on, aga väga paljudes koolides seda siiamaani veel tehtud ei ole ja sellest tekib ka õpetajate segadus, sellest on ka väga palju arusaamatusi, kuidas tegelikult minu palk kujuneb. Ehk siis vastutus väga paljuski töö- ja palgakorralduse mõtestamisel on antud tõesti koolile, aga pidaja on see, kes võib ka omapoolseid aluseid üldiste põhimõtetena koolijuhtidele seada. Ja kui ma nüüd selle slaidiprogrammi saadan, siis ma panen viite ka Elvale, kes piloodis oli ja Elva tõepoolest ka pidaja tasandil valitsuse korraldusega andis need üldised alused, mida koolid peaksid siis järgima. Aga siin tõepoolest igaüks peab leidma oma tee, et tänane seadusandlus on ikkagi kujundatud nii, et riik ei loo tsentraalseid jäiku süsteeme, et kõikides koolides on kõik ühtemoodi ja see on nüüdki meie võimekuse küsimus ise need süsteemid luua. Kui seaduse juurde veel tulla 2013, siis kui te näete seda sõnastust, mis PGS-is on, siis siin ei ole kuidagi moodi kirjas, et õpetaja töö ja arvestamise aluseks on vaid kontakttund. Aga paraku, kui ma olen näinud neid töölepinguid, mida on mulle saadetud õpetajate poole pealt, siis pean küll nentima, et õpetaja töölepingus on väga paljuski tööaja arvestamise aluseks ainult kontakttund, et saada põhipalka ja kõik muu on lisatöö. Ja see on hoiak, mille osas võib-olla muu töömaailma ei pea veenma, aga meil on kuidagi nagu arusaamine see, et kui sa oled klassijuhataja, siis on lisatöö tööõigusest lähtuvalt ja töölepingu seadusest lähtuvalt on klassijuhataja töö üks õpetaja töö osa. Osad seda teevad, osad seda mitte ja kindlasti seda mõtteviisi muutust tuleb meil veel koos arendada, et meie töölepingud ja ametijuhendid oleksid õpetaja ametist kui tervikust lähtuvad ja väärtustaksid kogu tööd. Eraldi küsimus on see, mis õpetaja järelkasvu töörühmas aruteluna on uuesti üles kerkis ka 2011, kui me alustasime seaduse muudatustega, et kas õpetaja töötab ikkagi 35 tundi, et võib-olla oleks mõistlik ikkagi panna nii nagu on arstidel, nii nagu on päästjatel, nii nagu on inseneridel, et see ongi 40 tundi. Et mis me petame siis iseennast, kui see tegelikult selle üldtöö aja sisse kogu see töö ei mahu.
Teine võimalus, mida on ka ju arutatud, et kui tõesti õpetaja töökorraldust kuidagi teistmoodi ei ole võimalik teha, et õpetaja töötab kogu aeg ületöö, nagu te teate, tööõiguse mõistes püsiv ületöö ei ole lubatud, siis tuleb mõtestada kuidagi teisiti, et kui me ei saa anda vaba aega vaheaegadel, siis teine võimalus on ka see, et me peamegi avama arutelu, et kas 175 päeva õppepäeva aastas on siis üldse jõukohane ja mõnes mõttes, kui me lähtume õpilasest, siis tegelikult ilmselt õpetaja töökoormuse, pingelise töö planeerimise kõrval on oluliselt koormatum veel õpilane, kellele me peame ka otsa vaatama. Nii et need teemad on omavahel väga-väga seotud. Ja teine seaduse poole pealt, mis on oluline võib-olla oma koolis mõtestada, mis on õpetaja ametiülesanne, ametialane kohustus ja nende niisugune õpilase vaatest mõtestamine on minu arust ääretult oluline ka töö- ja palgakorralduse kujundamisel, et kui aluseks on ainult see tund, siis kas see, mis on eesmärgiks seatud põhikooli gümnaasiumiseaduses, on üldse täidetav. Ja mõte, mis siis ka meie minutiloengutest välja tuli koolijuhtide poolt, oli ikkagi see, et seni, kuni meil on administreerimine vanas mõistes siis tarifitseerimistasude ja tunniarvestuse järgi ja lisatasude vaatest see segadus ja kirju-mirju, ma ei tea, käskkirjade vormistamine igakuiselt ja nii edasi meil kestab. Ehk on siiski mõistlikum vaadata üle, milline õpetaja, millise kompetentsiga, milliseid ülesandeid täidab, panna need kõik õpetaja töölepingusse ja loomulikult siis õpetaja ei saagi tasuna mitte alammäära, vaid ta saab vähemalt 1540 või rohkem. Näitena võib tuua siit, et kui arvestuse pool tänane õpetaja on ju 35 tundi nädalas ja kui neid eelnevaid kuulutusi meenutada, et õpetaja esimeses klassis ta peab ju andma ainult 20 tundi, siis tegelikult, kui mõnes kohas vana tarifitseerimistaberi järgi on normkoormused märgitud 24, siis otsitaksegi õpetajat 0,8 koormusega. Aga tegelikult keegi ei taha tulla sulle osa töökoormusega, kui sa otsid püsivat tööd, vaid see kuulutus võikski olla ju nii, et otsin täiskoormusega 1,0 õpetajat. Ta ülesanneteks on nii klassi juhtimine, õppekava arendamine ja andmine, sealhulgas tunnid ja tõepoolest pakutakse välja ka palgatase, mis algabki sealt 1540. See võiks olla unistus, kuhu poole liikuda ja uskuge mind, väga paljud koolid on ka sinnamaani juba jõudnud. Koolipidaja vaates, miks peaks töö- ja palgakorraldust õpetajal muutma? Hille, ole hea. Jah, jätkan siit, et teadupärast nüüd peale neid kohaliku omavalitsuste valimisi väga paljudes omavalitsustes avanevad ühinemislepingukaaned ja kui on 4 aastat tagasi tehtud otsus, et tuleb korrastada haridusvõrk või koolivõrk, siis on nüüd ka tagumine aeg sellele teele asuda. Väga paljus omavalitsus on see juba tehtud, see ei puuduta muidugi kasvavaid ja suurlinnu, kasvavaid omavalitsusi ja suurlinnu, aga nüüdisaegne õpikeskkond, mis päris kõikjal veel ei vasta sellistele nõuetele, nagu me ootame või on õigustatud ootus, siis sellele teele peaks rohkem tähelepanu juhtima. Ma ei mõtle siin ainult betooni, ma mõtlen ka seda keskkonda, kus õpilasel on hea ja turvaline olla. Ja kui on konkreetselt ja arusaadavalt sõnastatud põhimõtted nii finantseerimise osas kui ka töö- ja palgakorralduse osas, siis on tegemist omavalitsusega, kes väärtustab õpetajat ja väärtustab haridust. Neid näiteid Eestimaa peal on.
kus omavalitsusjuht ütleb, et mina olen hariduse usku ja ma teen kõik selleks, et haridusasjad meie omavalitsuses oleks heal tasemel ja toetab igakülgselt. Kahjuks kõikjal see veel nii ei ole, aga teie kätes on see võti, millega te saate omavalitsusjuhte selle ukse avada. Ja muidugi eeldavad kogu see temaatika usalduslikku suhet. Nii omavalitsuse haridusnõuniku, jah, tõsi, praegu küll 7 omavalitsuses vastavat ametikohta ei ole struktuuris. Väikesaartel täidab seda ametit või seda kohustust vallavanem, aga on mõned omavalitsused, kus haridusnõuniku kohta ei ole loodud. Ja nii nagu enne ütlesin, õpetaja töö väärtustamine. See ei ole ainult see, et on õpetajate päev ja me kingime lille ja tunnustame, vaid õpetaja töö väärtustamine igakülgselt. Ja ma siinjuures ka õpetaja maine peale rõhuksin, et endise õpetajana mina arvan, et kõige suurem positiivne väärtus on see, mitte see, et me loeme kokku, kui palju tunde me koolis anname, vaid need õpilased, need noored inimesed, kelle hulgas me oleme, keda me iga päev näeme ja läbi aastate näeme, läbi põlvkonna isegi, mitme põlvkonna, kuidas see noor inimene areneb, kelleks ta sirgub ja see on kõige suurem väärtus, mida igas ametis mujal ei ole võimalik kogeda. Jah, noorsootöös ka kindlasti, aga kool on ikkagi see otsene ja lasteaed ka kindlasti, kõik haridusasutused loomulikult. Ja läbipaistev, arusaadav palgasüsteem, nii nagu ma ütlesin enne, tundke huvi, paluge selgitada ja see, ma arvan, et tuleb üks e-vahetund sel teemal kindlasti veel. Ja kui kõik need asjad on ilusasti paigas, neid näiteid on, siis võime plaksutada ja öelda, et asjad lähevad hästi ja lähevad hästi kõigil ja kõik on rahul. Ja loomulikult koolikultuur ja võimekad koolijuhid, mul on väga hea meel öelda siin juures, et me oleme koostöös Arno ja HT. Seda hakati tegema millal? Ei tea, Otil on kõne seal. Et koostöös Arno ja ATM-iga oleme me asunud ka omavalitsuse haridusjuhte koolitama. 3 arenguprogrammi on läbitud, 54 ametnikku on koolituse läbinud, nii et omavalitsuse haridusnõunik, spetsialist, mis nime ta seal kannab, on saanud teadmisi juurde ja oma kompetentsi, et ka koolijuhtide ja kõikide haridusjuhtide koostöös jõuda paremal tasemele. Piret Klõpsa, palun edasi. Ma ei hakka pikalt rääkima seda, mis on käsiraamatus kirjas, sest ma sain aru Kaja Heidi tagasi, aga vist on see nii, et see raamat on kõigile kättesaadav, lisaks veebile ka paberkandjal, kes on ettevõtliku kooliga seotud. Ja Ille täiendab siin, et Illel on arvestatud, et ta peab raamatuid jagama, aga ma pärast täpsustan Heidi, kuidas need raamatud jõuavad. Et praegu on need tõesti kättesaadavad ka veebikujul Linnade Valdade Liidu kodulehel ja nii koolijuhi vaates need olulised teemad on sõnastanud koolijuhid ise ja väga paljuski ka õpetaja vaates, miks töö- ja palgakorralduse kaasajastamine on oluline, on siis sõnastatud nii koolijuhtide kui ka õpetajate ja mentorite koostöös. Et seda ma eraldi ette lugema siin ei hakka, et seda saate ise oma koolides mõtestada, kas teie enda arvamused sellega ühtivad või mitte. Mis tuleb tõdeda, on tõepoolest see, et üks muutus, eriti kui me tuleme ajast, kus kõik on tsentraalselt paika pandud riigikorraldusega, õpetajale maksti palka väga selgete raamide järgi, mille riik tsentraalselt kehtestas. Sellest on möödunud hulk aega, aga hoiakud on rasked muutuma ka tänapäeval, kus meil taasiseseisvumist on olnud päris kaua. Kui 2013 toimusid seaduse muudatused, siis 2016 aastal me tellisime küsitluse ja selle tulemus oli siis ikkagi see, mida kajastati ka õpetajate lehes, et õpetajatel jätkuvalt ei ole selget arusaama, kuidas koolijuhid töö- ja palgakorralduse poole pealt neid asju toimetavad ja samas koolijuhtidel oli see arusaam ja tagasiside jälle siin uuringus see, et nende
vaatest peaks olema asjad kaasajastamisega oluliselt rohkem edasi liikunud, kui õpetajad arvavad. Nii et eks see on võib-olla ka mõtteküsimus edaspidiseks, et kui 2016 aastal meil ei olnud veel, nii nagu Hille ka ütles, et täna meil on olemas valdavalt kõikides kohalikes omavalitsustes ka haridusvaldkonna juhid, siis see oli väga paljuski enne 2018. aastat, kui haldusreform toimus, iga koolijuhi enda asi. Kas seal pidajana oli sul peale vallavanema keegi vastas või ei, kas sellele teemale üldse räägiti või ei. Koolijuht pidi ise hakkama saama väga paljuski teatud teemade mõtestamisel, et nüüd ehk lootus on 2018 pluss ja edasi, et nende muudatuste mõtestamisel ja töö- ja palgakorralduse kaasajastamisel on tekkinud päriselt ka partnerid, keda me ka võimestame. Ühelt poolt siis, nagu Hille mainis, kohalike omavalitsuste haridusjuhid, kes on töö- ja palgakorralduse teemadest üsna palju juba haritud ja teistpidi ka koolijuhid, kellega koostöös peaks siis need süsteemid välja töötama. Ja Fontes, kes oli meil paadis, loomulikult on rääkinud selles koolituses, mis ka veebikoolitusena on kättesaadav, natukene laiemast pildist. Ja kui me räägime, et me tahame, et õpetajad tulevikus oleks ka järelkasvuna olemas ja need head õpetajad, kes täna töötavad, jääksid meile alles, siis koolide ja pidajate vaates peaks olema mitte ainult töötasu, vaid kogu väärtuspakkumise mõtestamine. Ja sellel teemal mul on hea meel, et mitmed omavalitsused ja koolijuhid on juba alustanud selle teema siis prioritiseerimist. Ja kui näiteks praegu, kui ma olen lugenud läbi mitmete omavalitsuste arengukavad, siis õpetajatele väärtuspakkumise loomine tervikuna selle sama kolmnurga raames on juba väga mitmed omavalitsused seadnud ka oma haridusvaldkonna arengukavas prioriteediks. Ehk head koolijuhid ja ettevõtliku kooli õpetajad, juhid, kui teil on omavalitsustega nendel teemadel arutelu, rääkige aktiivselt kaasa, et need teemad saaksid kohalike omavalitsuste arengukavadesse sisse, rääkimata muidugi sellest, et need teemad peaksid olema teil läbimõtestatud ka kooli tasandil. Aga selge on see, et pidaja loob teatud asjadele võimalused ja siin pidajapoolne kaasas olemine on ääretult oluline. Ja üks mõte siit veel, et milline võiks olla ettevõtliku kooli kui siis liikumise võib-olla roll siis selle teema tähtsustamisel. Ma tean, et teil on oma sisehindamise selline põhimõtete alus väga hea välja töötatud, et kas see teema teil tulevikus peaks olema ettevõtliku kooli fookuses, sest ettevõtlikkus tähendab ka ju väga paljuski seda, et meil on selgelt paika pandud, läbi räägitud tööülesanded, mõistlik ja tark tööjaotus ja oma töötajate väärtustamine. Nii, Hille, tahad sa veel midagi öelda? Jah, eks ikka muidugi, et nagu enne juba sai korratud või praegu üle korrata, et kui need asjad on sirgeks räägitud ja ühtemoodi arusaadavad, siis see mõjutab kogu koolikultuuri, toetab õpetajate teadlikkuse kasvu ja oma töö kujunemise alustest ja ühtlasi siinjuures ka võib-olla sellest, kuidas üldse kooli eelarve kujuneb ja mis read seal on ja ma loodan, et olete kõige sellega kursis, sest ettevõtlikud kooliinimesed on nende asjadega loodetavasti ennast harinud, ja loomulikult, nii nagu ma enne varasemalt juba ütlesin, et oma õigusi ja kohustusi tuleb teada ja häbenemata küsida. Jah, kindlasti mida peab nentima on see, et me püüame kindlasti ka omalt poolt teha seda, et kaasa aidata, et kohalikel omavalitsustel tekiks oma koolivõrgus finantseerimise mudelid, kus õpetaja palgaraha arvestus oleks ka selge ja arusaadav.
sest kui kooli eelarve poole pealt paljudel omavalitsustel on praegu ka see, et ei ole neid finantseerimispõhimõtteid veel paigas, siis tundub ka õpetajale ja koolijuhile kogu selle õpetaja töö aja ja palgakorralduse kui terviku mõtestamine väga ebakindel. Nii et siin on koolipidajal selleks, et seda tervikut mõtestada oma roll ja ainult alammäära arvestamisega siis koolide eelarvetesse seda terviku mõtestamist ei saa toimuda. Jah, ma võib-olla ütleks siia vahepeal, et minust ei jääks mulje, et ma mingi ametiühingu esindaja olen, vaid ikka selleks, et kõikide õigused oleksid ühtemoodi kaitstud ja arusaadavad, et neid asju ei pea häbenema julgelt küsida. Mul on ääretult hea meel nüüd avada voor küsimusteks, sest küsimused on kõige väärtuslikum osa. Aivi küsimuse ma nokkisin juba ülesse ja selle ma siia slaidiga juurde kohe panen, enne kui ma selle Heidile saadan. Ja kui tõepoolest tekib vajadus seda teemat veel laiemalt mõtestada, et kuidas on see mudel kujunenud, mis annab pidajale toetuse, sest pidajal on, ütleme, et kooli eelarvest siis kuskil 60% üldhariduskuludest annab riik sihtotstarbelisena ja 40% panustab kohalik omavalitsus ja loomulikult ka riigi enda maksumaksja raha eest, see on 11,93% iga üksikisiku tulumaksust. Nii et sellest see tervik kujuneb. Kui sellel teemal on veel küsimusi, siis me saame teha eraldi e-vahetunni, aga nüüd palun teie küsimusi veel. Ma loen siit kohe esimese, mis on küsimus puudutab siis õpilaste, kuidas see komponent lisandub, eritugi, tõhustatud tugi, kuidas see lisandub sellele õpilase põhisele arvestusele? Siin on silmas peetud ilmselt riigi poolt sihtotstarbelist toetust, mitte jälle seda, mis on tegelik vajadus igal konkreetsel koolil koha peal. On see nii? Ilmselt on. Ma kommenteerin, mina küsisin selle küsimuse, tere. Ja. Kui kool nagu tegeleb tõsiselt sellega, et lapsed käivad õpinõustamisel, nad saavad need toed peale, koolis on väike klass, et kui sellest on palju panustatud, et kuidas see riigipoolne tugi sinna taha tuleb siis? Jälle ütlen, et riigipoolne toetus on üks osa, teine pool on kindlasti pidajal, mis on juba tulubaasis arvestatud. 2018, kui me tegime muudatused seadusandluses ja sai selgeks see, et kogu tuge vajava lapse põhihariduse korraldus on kohaliku omavalitsuse kohustus, siis esimene asi, mis me tegime, oli siis see, et mitte sihtotstarbelisse toetusse, vaid see, mis on tulumaksu protsendi kasvuks, me andsime sinna siis lisamiljonid. Minu mäletamist mööda oli see sellel hetkel 3,2 miljonit ja see oli selle jaoks, et omavalitsused ja koolid saaks täiendavalt toetada üldise toe õppureid. Ja oleme täpsed, et kohustused, mis kohalikul omavalitsusel nagunii oma tulubaasis juba olid ennem tagada oma juba tulubaasi rahast nii või naa juba psühholoogi ja logopeedi kättesaadavus. See oli juba tulubaasis sees. Nüüd, mis puudutab tõhustatud ja erituge, siis tõhustatud ja eritoe osas kasvas aastal 2018 rahastus riigipoolne toetus enam kui 20 miljonit. Ja kuidas see rahaliselt arvestatakse, on nüüd siis see, et eritoe lastel see õpetaja tööjõukulumäär korrutatakse 4. Ehk siis, kui sellel aastal on see õpilase põhine õpetaja tööjõukulumäär 1648, siis see korrutatakse iga õppuri kohta 4. Ja tõhustatud toe osas seda sihtgruppi oluliselt laiendati enne, kes olid nagu lisarahastuse vaates ja nende vaates siis anti juurde õpetaja tööjõukulu siis korrutisega 2, kui eritoega oli see
4, siis tõhustatud toel on õpetaja tööjõukulu määra siis 2 korda 1648 ja lisaks anti juurde ka tegevuskulu. No see tegevuskulu mõiste on siis see, et oleks õppetööd võimalik korraldada, kui on vaja mingeid spetsiaalseid õppevahendeid, kui on vaja mingeid ruume kohandada, see on täiesti vaba nagu omavalitsusel otsustada, kuidasmoodi. Ja selle tegevuskulu määra osas on võetud siis kohalike omavalitsuste tegevuskulude keskmine määr. Käesoleval aastal on see 94 eurot kuus õppuri kohta ja see on korrutatud siis eritoe puhul 12 kuuga ja korrutatud samamoodi 4. Ja tõhustatud toe puhul on see siis 94 ja see siis on korrutatud 12. Nii et need on need rahad, mis tulid seaduse muudatusega 2018 lisaks juurde juba olemasolevale kohaliku omavalitsuse tulubaasis antud rahale teatud ülesannete täitmiseks ja see raha ei ole olnud väike. Pigem on olnud siin ka küsimus, pigem ka kui me oleme andnud täiendavat toetust veel ju ka kaasava hariduse väikelahendusteks, ilmselt teie koolidesse, omavalitsustesse see on ka jõudnud, mis oli siin circa 10 miljonit, Hille oli ka seal töörühma või seal komisjonis, hindamiskomisjonis, siis minu arust praegu ei ole meil probleem enam isegi selles, et see raha on kõige suurem väljakutse, pigem on probleem, kuidas on mõistlik ühe kohaliku omavalitsuse tasandil see targalt korraldada ja kuidas leida need inimesed, kes oleksid seal päriselt ka olemas. Nii, veel küsimusi? Aitäh! Aga selle jälle ma panen lingi Tiina juurde, et see arvestus on kõik ka täiesti selles tasandustoetusfondi määruses olemas ja ma panen juurde ka selle seletuskirja, et kui see seaduse muudatus tehti, mis selle all siis nagu mõeldi või mis selle sihiks siis oli näiteks selle tegevuskulu vaates ja õpetaja tööjõukulu on arusaadav. See on lihtsalt, et väiksemas grupis saab teha siis lihtsalt lastega individuaalsemat tööd. Aitäh! Ma vahepeal kommenteeriks, ma lisasin siia paar linki, et ka sellest ma olen aru saanud, et väga ei teata, kuidas need riigieelarve läbirääkimised ja toetussummad kujunevad, siis selles protsessis, nii nagu ma enne ütlesin, kohaliku omavalitsuse esindajad on siis Eesti Linnade ja Valdade Liit, on erinevad valdkonnad, kus siis töörühmad läbi räägivad. Ma panin siia paar linki, mis haridust ja noorte valdkonda puudutab ja kogu läbirääkimiste protsess, millest saate aimu, mis teemadel me 2022. aastaks siis kokku leppisime, milles ei leppinud kokku ja sellelt lehelt, kui te seal vaatate Linnade ja Valdade Liidu veebis, on võimalik leida siis neid protokolle ja kõik neid summasid, kuidas need kujunevad ja mis alused on võetud, nii et üldhariv materjal ja ei saa muidugi jätta ütlemata, et me juba oleme selles protsessi algusfaasis, mis puudutab 2023 riigieelarve läbirääkimisi, nii et sammuke kogu aeg ees, sest protsess on pikk. Et võib-olla selle suure pildi vaates tagasiside, kui me käisime paar aastat tagasi Põhjamaades, kus on väga palju autonoomsust antud ju kohalikule omavalitsusele veelgi enam kui meil on. Nagu te teate, täna meil on õpetaja palk sihtotstarbeline, et see on selle sama läbirääkimistega üks arutelu objekt, et kas tulevikus peaks olema kohaliku omavalitsuse tulubaasis vaba rahana ehk kohalik omavalitsus on nii võimekus, et teda saabki 100% usaldada, et haridus on väärtus iga omavalitsuse jaoks. Et see on kindlasti teema, mis eeldab hästi suurt usaldust kõikide vahel ja eeldab ka seda, et finantseerimismudelid koolidel on läbipaistvad, töö- ja palgakorralduse alused on koolides selged. Aga Põhjamaade vaatest, mida ma ka õppisin, oli see, et kui siin Aivi küsis, et milline on ikkagi see raha mudel riigilt, kuidas on, et ma saaksin minna pidaja juurde ja koputada, et kuulge, vaat see raha peaks minule jõudma. Siis Põhjamaade vaates oli minu arust väga vahva, et nemad ütlesid väga selgelt, neil ei ole selle õpilase põhise, nemad annavad ka õpilase põhise rahastuse aluseks kuidagi moodi õppekava.
õppekava tuleb pidajal täita, kui ta kooli peab. Nemad võtavad aluseks üle-eelmise aasta keskmise mõistliku kulu KOV-is üldhariduse kohta ja ütlevad, et see raha ongi selle jaoks, et te saate oma ülesannet täita ja see ei ole õppekavaga seotud. Ja ilmselt meie liigume sinna suunas. Pidaja peab võtma vastutuse, kui ta kooli peab, siis kõik see raha, mis talle antakse, on see läbi tulubaasi või läbi toetusfondi, ta peab kujundama sellise koolivõrgu, leidma sellised koolijuhid ja kujundama töö- ja palgakorralduse, mis neid õpetajaid seal koha peal väärtustab. Nii lihtne see ongi ja tegelikult paganama raske. Aitäh, Piret, aitäh, Hille. Meie vahetund saab kohe otsa ja ma saan aru, et me oleme valla päästnud praegu ühe suure teema, kergitanud nagu hästi natukene seda raamatukaant, mis kõikide teieni kindlasti ka jõuab. Siin chatis Hille jagas eespool ka linki linnade valdade lehele, kus see materjal digitaalsel kujul olemas on ja see on siin esitluse lõpus ka. Seal on siis need 1 minuti loengud, jah, nad on natuke pikemad, seal on see animatsioon, seal on see juhendmaterjal siis üleval, et te saate sellega kõik lahkesti tutvust teha. Ja minul oleks väga hea meel, kui teie, kes te siin täna olite, et natukene täpsustaksite mulle seda fookust, et mis on veel, mida te nagu selle õpetaja palga või rahastamise kohta, kus te veel tahaksite midagi kuulda, mis on see teema täpselt, millega võiks siis sisustada meie koolijuhtide e-vahetundi? Teie ootusele täpselt. Ma teema lõpetuseks võiks öelda, et meie missioon jätkub. Ma arvan ja loodan Heidi, Hille, Ott, mina ja väga paljud koolijuhid ja õpetajad, sest nii nagu kohalikud omavalitsused läbi saavad, enne seda ju töö- ja palgakorralduse teemadest väga ei räägita, siis me jätkame seda pilootprojekti, kus kui kohalikul omavalitsusel, kui koolipidajal on huvi oma koolides terviklikult mõtestada see õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine, siis me pakume mentortuge, me pakume selle süsteemi väljaarendamiseks oma abi. See on ka loomulikult rahaline, aga siis peab võtma ka see koolipidaja vastutuse, et ta selle ära teeb. Nii et kui teil on huvi selle teemaga tervikuna, minge pidaja juurde, peale valimisi juba teate, kes seal ees istub, koputage ja öelge, see teema vajab läbi arutamist ja kokkuleppimist. Veel kord tänan, see teema kõnetab inimesi